Tere! Mina olen Diana ja näitan teile, kuidas teha väljamakseid programmis Meritpalk. Aktiivseks kuuks peaks olema valitud see kuu, mille palgaarvestust te parajasti teete. Kui me arvestame aprilli palka, on aktiivseks kuuks aprill. Kõigepealt vaatame üle palgapäeva määrangu programmi seadistuses. Selleks valime seadistused ja palgapäeva määramine. Siin peaks olema palgapäevaks määratud see valik, mis on töötajatega lepingutes kokku lepitud. Selle näite puhul on palgapäevaks järgmise kuu 15. kuupäev. Palgapäeva valikutena tuuakse välja veel jooksval kuul ja järgmise kuu esimesel tööpäeval. Kui töötajatega on näiteks kokku lepitud 1. kuupäev ja alati makstakse palk uuel kuul, siis valida järgmise kuu esimesel tööpäeval, sest teise valiku puhul järgmisel kuul ja 1. kuupäev tõstab programm nädalavahetusele või riigipühale langeva palgapäeva eelmise kuu lõppu. Väljamakse tegemiseks valime väljamaksed. Programm on arvestatud tasude alusel väljamaksetesse tekitanud väljamaksmata tasude alla ühe informatiivse väljamaksu lehe. See näitab palgapäeva kuupäevaga väljamaksmisele kuuluvat netosummat ja on mõeldud eelkõige selleks, et kõigile inimestele kõik arvestatud ja veel väljamaksmata tasud palgapäeval ühe korraga välja maksta. Märkisin palgapäeva seadistuses palgapäevaks 15. kuupäeva, aga programm näitab väljamaksmata tasude lehel 13. kuupäeva, sest 15. mai on pühapäev ja programm tõstab selle viimasele tööpäevale enne märgitud palgapäeva. Aprillis on tasu arvestatud 2 töötajale, ühele neist ka puhkusetasu. Puhkusetasu maksti välja ülekandega enne puhkuse algust. Kõikide vaheväljamaksete puhul peaks ise lisama uue väljamakse, klõpsates nupul uus väljamakse. Vaheväljamakseteks on näiteks puhkusetasud, lõpparved ja muu selline, mis makstakse välja palgapäevast erineval kuupäeval. Väljamakse lisamiseks peaksime vajutama nuppu uus väljamakse. Väljamakse liigi all saate valida, kas tasu makstakse kassast, pangast või tuuakse väljamaksu lehele ainult teatud pangas olevate pangakontodega inimesed. Kui ma tahaks, et väljamaksu lehele tuleks ainult SEB pangakontodega inimesed, siis valin SEB pank. Kuna selle näite puhul pole saajapank oluline, siis valin kõik pangakontod. Tüübi valikus saab teha erinevaid valikuid. Aga kuna maksti välja ainult puhkusetasu, siis valime töökatkestuste väljamaksed. Ja liigi valikus põhipuhkus. Kui oleks vaja näiteks preemia väljamakse teha, siis valiksin tüübiks lisatasu väljamaksed ja liigi valikus preemia. Töötaja valikus tuleks valida see töötaja, kellele puhkusetasu välja maksti. Kui jätta inimese nimi valimata, tooks programm väljamaksu lehele kõik inimesed, kellele on arvestatud põhipuhkuse tasu, aga mis on veel välja maksmata. Salvestan. Programm tekitas väljamaksu lehe jooksva kuupäevaga. Kuna see puhkuse tasu on juba eelnevalt välja makstud, siis muudan kuupäeva. Juba lisatud väljamaksu lehele on võimalik inimesi ka juurde lisada. Selleks tuleks minna uuele tühjale reale ja valida töötaja. Üleliigset rida on võimalik kustutada rea lõpus olevale prügikasti märgile klõpsates. Väljamaksu rea detailides on näha, et välja makstud brutoveerus on ainult põhipuhkuse tasu. Kui koos põhipuhkuse tasuga oleks vaja välja maksta ka preemia, siis ma saan seda tasu lihtsalt välja makstud brutolahtrisse tõsta. Salvestan. Sulgen. Programmis on võimalik teha ka osalist, netosummas väljamakset. Selleks tuleks lisada uus väljamakse, valida tüübiks palga väljamaksed ning töötaja. Oletame, et Teet saab osaliselt oma tasu kätte enne palgapäeva 25. aprillil, muudan kuupäeva. Seejärel tuleks minna detailidesse ja märkida tema neto väljamakse summa netolahtrisse.
Programm arvestab automaatselt netost bruto ja märgib osa temale arvestatud tasust välja makstuks. Salvestan. Väljamaksmata tasude lehel on väljamaksmisele kuuluv summa nüüd välja makstud puhkusetasu ja avansi võrra vähenenud. Selleks, et ka kõigile teistele töötajatele palk välja maksta, tuleb kõigepealt vaadata, kas väljamaksmata tasude lehe kuupäev on sobiv. Kui ei, tuleks väljamakse lisada uue väljamakse nupu kaudu, mitte olemasolevat väljamaksmata tasude lehte kinnitades. Kuna meile kuupäev sobib ja väljamakse toimubki 13., siis avame väljamaksmata lehe ja kinnitame. Lisaküsimuste tekkimisel võite pöörduda meie tasuta klienditoe poole otse programmist chati akna kaudu või helistades kirjutades. Kontaktid leiate otse programmis küsimärgi ikoonile klõpsates või meie kodulehelt aadressilt merit.ee.